Olla. Oleme praegult oma 4-päevase beebiga õues. Ma pean ikka kiitma seda, vihma sajab tulina, ma pean ikka kiitma väga meie uut seda Fill & Date'i käru. Ma ei tea, kas siit on hästi näha. Beebi magab siin all. Ja siis tütreke on siin üleval. Panime tuled ka. Seal on ka, aga praegult ei ole näha. Et väga-väga hea käru. Mulle just meeldib, et on niisugune kitsas, et saab poes manööverdada, mitte niisugune lai. Anyway, paljud on küsinud, kuidas mul sünnitus läks ja nii edasi. Ma siis kiiresti räägin, sest oht on võib-olla, et tütrekene jääb magama kärust, juba enne jäi. Aga äratsime ta ülesse, sest täna ta ei maganud päeval. Aga anyway, räägin siis juttu sünnitusest. Nagu ma juba piltide peal olen maininud, siis tuhuvalud hakkasid laupäeval kell 6 hommikul, aga need olid siuksed mitte väga suust talutavad. Ilusti ülehingatavad tuhudevalud. Käisime laadal, olime, see õhtupoole hakkasid tugevnema. Ja hea oli, et see nädalavahetus oli peale juhtus olema, sest et kuhu me tütrekest jätta, mitte kellegi poole, sest kui helistame tuttavatele, kas nad on tööl või omad asjad ja nii edasi, aga oli hea, et nädalavahetused meil naabrid, kellel on 6-aastane poiss, kellega tütreke mängimas käib, et nemad olid kodus. Abikaasa kutsus naabrimehe ülevalt alla diivonile magama. Kell oli vist haiglas jõudsimist 1:30 öösel või midagi. No nii, okei. Siis läksime sinna, avatust oli 4 sentimeetrit. Mind võttis vastu õpilane ämmaemand. Ta oli rootslanna, rääkis soome keelt. Hästi sõbralik ja tore ja oskas kõik ja noor naine. Ja siis ütlesid, et avanenud peab olema 10 sentimeetrit enne kui tuul tuleb. Enne kui sünnitama hakata, et kas sa lähed koju. Ja kohe, emme tuleb siia poole. Et kas sa lähed koju või mis sa teed. Alguses mõtlesin küll, et lähen koju, et kuidas tütreke, kui ta peaks vahepeal öösel ärkama, et kuidas siis naabrimees kuigi tütar on näinud naabrimees ja teab ta nägu, aga ikkagi ei tea, kuidas tütreke reageerib, et mis see siin teeb. Aga hea oli, et ma ei läinud koju, sest ämmaemand nägi, et mu valud olid ikka suured. Abikaas oli kogu kaasas, ma hoidsin ta õlgades kinni ja tegin oma liigutusi seal küljelt küljele. Tuul ja vihma sajab, kui ma siin pilkutan silmi ja hingasin. Otsusin, et ei lähe koju. Rahulik õht oli, seal ühtegi sünnitajat ei olnud samal päeval olnud. Vann oli vaba, naljakas, suur haigla, üks vaba vann. Aga kui ma tütart sünnitasin, tütar tahab, et ma ei käru lükkan. Aga see on juba kärulik olemas. Aga kui ma tütart käisin sünnitamas, siis ma läksin kohe vanni, sest duš aitab meeletult mu tuhuvalude vastu, ta ei võta küll neid ära, aga leevendab väga hästi. Läksin ka vanni ja olin siis seal ja sama emand käis, seal ei käinud vahepeal ja siis mul oli küll Maareliis ilusa plaat võetud kaasa, et saan kuulata, aga seal oli just niisugune asi, et ainult kõlarid oli seal, et saad ainult ühendada oma selle telefoni kõlaritega. Kuna mul on YouTube'is oma muusikalistid juba tehtud tütrele enda jaoks juba ammu, siis ütlesin abikaasale, et pane see list ja nii edasi. Esimene laul, mis mängima hakkas. Ja emme tule oli Leona Lewis mingi I got fire. Teate küll, I got fire on the masking. Ämmaemand tuli ka just sisse ja siis ma tegin nalja. Ja mul on fire ja ise mingi roikusin seal vanni äärel mingi Tolle hetkel mul küll üldse mingit fire'it ei olnud, aga naljakas see lauleb ikka eluks ajaks, siis mulle meelde. Tippurirõõtsusin seal, pandi, lasin abikaasal endal dušiga vett selle peale, et ta laseks mulle. Ja siis öeldi, et kui tahad midagi suruma hakata, siis hakka suruma või ütle. Aga mina ju ei tee vahud, et mis surumine, et kas beebi välja surumine või kaka välja surumine, kus mina tean. Aga need tuhud läksid kõvemaks või tugevamaks. Ja siis ma lõpuks jõudsin püsti, ma ei jaksa, et ma tahan suruda. No siis öeldi, et ole ikka vannis edasi. Kutsutin öelda õige ämmaemand, mitte õpilane. Ja siis ma hakkasin seal, surusin. Ma ei kaarjun, ma ei nutnud üldse. Aga ma tegin niisugust kõvemist nagu väljapuhumise jääd, nagu See oli nii naljakas minu arust. Ja siis olin seal vannis, olin käpukil nagu koer. Surusin, liikus ja nad topriga kuulasid kogu allapoole.
panid kõhu poolelt allapoole, et lapse südame hääli nagu ilusti kuulata, siis hämmakas ütles, et et proovi külili olla, et siis me saame paremini nagu südame hääled kätte, et laps vajub kogu aeg allapoole. Et rääksid sulle oma rootsi keeles, ma ainult sain aru, et mingi en finalen. No, et siis lõppu vist lähedal, kuigi ma rootsi keelt ei oska. Läksin siis külili, surusin, siis ma nii tundsin, et nagu, et pea on seal väljas või ma sain aru, et nüüd aitab, et nüüd midagi nagu tuli välja. Tõusin püsti, siis hämmakas surus mind vanni tagasi. Ei, et keha peab ka veel järgi tulema, et suru veel, issand jumal. Aga jah, et mu tütart sünnitasin, siis ma nagu seda nagu sünnitavusvalu või seda ei tundnud, seal olid teised asjad ka. Aga just nüüd, et ma tundsin, kuidas see nagu avanes ja rebe või sükene kipituse hapukas tunne oli sealt altpoolt. Raske seletada, aga ma tundsin ikka küll. Aga noh, mul on nii hea meel, et ma tegin öelda nagu loomuliku sünnituse ilma valuvägistiteta, kuigi ma seda üldse ei planeerinud enne, et ma ei taha mitte midagi võtta. Ei. Lihtsalt, et ma läksingi teist korda ka nagu vanni, kui tütar otsamine ka vannis, nagu ma enne ütlesin, et siis lihtsalt leevendama tuhuvalusid, aga kukkus hoopis nii välja. Ja kukkus palju parem, kui ma lootsin. Nii hea. Ma küll olin mõelda, et kui ma peaks sinna sünnitussaali minema, siis ma proovin selle palli või järi peal kuidagi, et ikka gravitatsioon on ikka vastu, et selili ei tasu sünnitada. Et ma sünnitasin esimese lapse ka selili laua peal, aga ei gravitatsioon mängib vastu ikka, kas järil või siis kükili või külle peal on kõige parem. Ja õnneks, mis ma nii tänan õnne, et ma saan kõndida. Mul oli 2 väikest välimist, ma ei tea, kuidas öelda välimist, või 3 õmblust pisikest, 1 väline haav, hästi väike pisike, aga tehti 3 õmblust. Ma sain kõndida kui tütart. Kui tütre sünnitasin, issa ma olin rohkem kui 2 nädalat, ma sain kõndida, mul oli seal mingi õmblused ja värki-särki. Lohistasin ühte jalga kogu aeg taga, et nii raske oli, aga nüüd on nagu hoopis teine. Beebike tunneb end hästi, 4 päeva vanune, pisike beebi, poiss, on nii õnnelik. Nii armas on ta, nüüd ongi mu tütar ja beebi. Tütrek on ka armas. Tütar armuga ta veel ei ole, aga tütrel vist tuleb see kohutav kahene igave, et lihtsalt skandaalitseb vahepeal ilma ühegi põhjuseta, aga noh, vaatame. Musi ta mulle eriti ei anna, on rohkem nüüd isaga. Isa õnneks vai isapuhkuse ka, aga jah, meie käruke siin pimedas vilgub. Lähmegi varsti koju. Mina olen nüüd beebiga kogu aeg magan, kui vaja, siis loomulikult mina söödan, siis mõttega ma äratan abikaasa öösel üles, et hoian teda ka, tal abikaasal pole ju piima. Käisime täna kontrollis, beebi on ilusti juurde võtnud, et õnneks läks kõik hästi, sünnitamine läks hästi ja beebiga on kõik korras ja pühapäeval sünnitasin ja esmaspäeval kohe saime välja ka need 1 öö olime haiglas. Jackpot, ma ei tea, kas sa näed üldse mu nägu hästi pime on õues, aga kuuled ikka. Ma nüüd lõpetame, jõuame varsti koju ja aga vot, kõikidele küsimustele sain vist vastatud, et läks sünnitus hästi ja kõik on korras. PS, hoidke pöiad, saatke kaitshingid mulle teele, et beebil ei tekiks kõhuvalusid, gaasivalusid, praegult on veel kõik okei. Aga kes teab. Ja just, et ma olen nüüd kaitsehinglikega sina peal nüüd hästi juba viimased 1,5 aastat, et eks ma nendelt sain ka vist palju tuge, et oli niisugune heameelne positiivne kogemus sünnitamine. Kui ma tütart ootsin, siis ma nendega veel suhelnud. Vaata, universumil ja kaitsehinglitel on ikka oma plaanid inimestega. Aga olgu, ilusat neljapäeva õhtu jätku sulle. Tšau!